Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist. Vajad taktikalist varustust? Vaata Estaki e-poodi. Kabuurid, varustusevööd, tulirelvade lisavarustus, esmaabikomplektid ja palju muud taktikagurmaanidele. Lisaks pakume laskmis, esmaabi ja enesekaitsekoolitusi. Estak, varustus ja oskused ühest kohast. Vaata lähemalt estak.ee. Kaitseakadeemiasse astumine oli minu jaoks ikka täiesti uus tase. Tule sinagi õppima Kaitseakadeemiasse, sest see on ainus kõrgkool, kus sünnivad tõelised liidrid. A. Le Coq'i kaitsetahte allikas on mineraalidega rikastatud karboniseeritud vesi, mis sisaldab organismile vajalikke soolasid, kloriidi ja magneesiumit. Üks pudel vett katab 15% täiskasvanu päevasest magneesiumi vajadusest. Ostes digilaigustooteid on igal Eesti inimesel võimalus toetada meie reservväelasi. Panustame koos! Tere head kuulajad ja vaatajad, eetris podcast Eriväelase jutud, mina saatejuht Robert. Ukraina sõjas on praeguseks teadaolevalt hukkunud 5 Eesti sõdurit, kes pidasid oluliseks toetada Ukrainat sõjas agressori vastu. Otsene sõjaline toetus on üks meetod, aga meil on Eestis ka suur hulk vabatahtlikke, kes toetavad ukrainlasi mittesõjaliselt sõjas Vene agressiooni vastu. Minu tänaseks saatekülaliseks on rahvusvahelise leegioni vabatahtlik Lennart Bergström. Vaatame otsa, kuidas vabatahtlik oma asju ajab ja kuidas on võimalik mittesõjaliselt toetada võitu üle agressori. Tere tulemast saatesse, Lennart. Tervist. No rõõm, et leidsid aega, et tulla rääkida natukene sellest poolest ka, sest et erinevate nurkade alt varasemalt olen saates seda Ukraina sõda katnud, aga nii-öelda siis vabatahtlik pool või siis selline abistamine, logistiline pool, et sellest väga palju pole rääkinud, kui tegelikult ühiskonnas on meil ikka arvestatav hulk vast inimesi, kes sellega varasemalt on tegelenud või siis ka praegu tegelevad. Jaa, endiselt on inimesi, kes Ukraina relvajõude toetavad ja aitavad ja paraku tendents näitab, et neid jääb aina vähemaks. Aga endiselt on inimesi, kes on algusest saadik tegelenud ja ikkagi nii-öelda võiduka lõpuni välja lähevad ja seda edasi teevad. Et väga tänuväärsed inimesed on. Absoluutselt väga tänuväärsed inimesed. Et üks asi on võib-olla see, et me praegu otseselt toetame siis teise riigi sõjalist jõudu, et nad oleksid siis võimelised võitlema selle Vene agressiooni vastu, aga tegelikult ma arvan, et see nii-öelda õppetund kui selline on meil endale ka oluline, kui peaks meil endal midagi sellist juhtuma. No jah, et põhimõtteliselt, kui me aitame praegu, ütleme, Ukraina relvajõude, tegelikult me aitame kaudselt ka iseennast. Sest et minu veendumus on ikkagi endiselt see, et mida kauem praegu see sõda seal kestab ja ütleme niimoodi, et me suudame praegu Vene riigi tegelikult seal territooriumil juba ära purustada, et ilma, et see sõjategevus siis laieneks siis Euroopasse, et ma arvan, praegu see on parim lahendus praegu, mida jah, halbadest lahendustest kõige parem on ju. Sa ütlesid ka seda, et on abistajaid jäänud ühiskonnas vähemaks, mis sa arvad, millest see tuleneb? No ma arvan, pigem on see, et enamus kõik volontöörid siis opereerivad ikkagi toetuste peale, et need toetuste mahud on ikka meeletult vähenenud, et on selline väsimus tekkinud toetajatel aga see on kõik mõistetav, arusaadav, et aga ikkagi tehakse ikkagi edasi ja kuidagi moodi leitakse viis ja ikkagi, kes tahavad seda teha, teevad. Kas sinu hinnangul tuleksid ukrainlased meile samamoodi appi, nagu meie täna neid abistame väikse riigina? Absoluutselt. Nii kui meil tekiks praegu mingisugune olukord siin idapiiril, siis Ukraina saadaks mõned oma väed saadaks siia. Kindlasti saadab inimesi. 100%. Tore ja julgustav kuulda. Aga sa oled tegelikult Ukrainat nüüd abistanud, ütleme siis vabatahtlikuna, ma ei tea, logistiliselt, kui nii võib öelda, väga üldiselt juba tegelikult siis sõja algusest peale. Kuidas sinu jaoks teekond alguse sai või mis ajendas sind üldse seda teekonda ette võtma? No ütleme niimoodi, et kontakte ja tutvusid mul oli juba aastast 2018 oli juba Ukrainast, et
ja läksid, kui aktiivne sõda siis nii-öelda peale hakkas, siis oli tuttavaid, kes sinna sõdima läksid, eelkõige rahvusvahelisse leegionisse. Siis mina jäin siis selleks nii-öelda taustajõuks, kes hakkas siis varustama ja aitama ja mida iganes oli ühesõnaga vaja, siis mina nii-öelda hankisin ja viisin neid asju sinna kohale, et tegelesin logistikaga. Ja ikkagi ajendas ikkagi see, et ebaõiglus, et see oli ebaõiglane, teist suveräänset riiki rünnati ja kuidas me saame seda kõrvalt siis põhimõtteliselt vaadata, ja lihtsalt oli nagu halb tunne ja ma ei suutnud nagu tavalise eluga edasi minna, et see jäi närima sees, näris ja teadsin, et peab jätkama ja edasi minema selle asjaga. Kas sind ajendas ka natukene see, et seda teist suveräänset riiki ründas meie enda naaber, kes võib vabalt ka siis seda kellele iganes teha siin lähiregioonis, kas või veel endale? Jaa. Et kindlasti see Vene riigi jaoks ju me ei ole ju kunagi olnud ju iseseisev riik ja ühesõnaga minu jaoks ütleme, see sõda hakkas juba Ukrainas pihta, et see on ka minu arvates see on ka osaliselt, see on nagu meie sõda, et see on Euroopa eesliin praegu, seal on palju laiem mõju on praegu. Ja, absoluutselt on. Tegelikult kogu see Ukraina sõda on ju kogu maailma sellise julgeoleku tagurpidi keeranud. Keegi, ütleme siis suured riigid ka, kes võib-olla liiga palju oma enda kaitsele ei panustanud, vaatasid seal niimoodi, kuidas saab rahulikult on ju ja arendanud asju, siis on kõik enam-vähem ikkagi nüüd praeguseks aru saanud, et see oht on tegelikult reaalne ja tuleb hakata enda kaitset ka suurendama, et see on igal juhul sellise väga suure ratta käima lükanud. Jah, et vabast, ütleme, karu on ärganud lihtsalt öeldes selles suhtes, et neil olid plaanid, et nad mõtlesid, nad võtavad Kiievi ära ja teevad 1-0, aga tegelikult tasub meenutada, et nad esitasid meile, ütleme, NATO idatiivale siin igasuguseid nõudmisi. Et nad tahtsid ju luua ju Baltikumist demilitariseeritud tsooni ja ütleme, nende plaanid ju ulatusid kaugemale. Nad arvasid, et teevad Ukrainaga 1-0 ära ja siis nad on tegijad ja siis nad liiguvad edasi. Aga Ukraina vastupanuvõime üllatas tegelikult kõiki. See üllatas kõiki ja loomulikult peamine on ikkagi see, et nad on meie liitlased olnud kogu aeg tegelikult ja liitlasi ja sõprulist ei jäta hätta. Nii lihtne ongi tegelikult kokkuvõttelt öeldes. Jah, siin on ringlenud erinevaid selliseid arvamusi ja üks neist on selline, et ei tea ühtegi riiki, kes oleks nii loll, et andis 8 aastat aega ühel armeel ennast üles ehitada ja siis seda rünnata. Et võib-olla see tulemus eks nad tõenäoliselt püüdsid samamoodi teha nagu Gruusias, mis oli 2007-2008, et marsivad pealinna välja, võtavad üle ja ongi kõik, on ju, aga hoopis teine stsenaarium rullus nende ees lahti. Et ei läinud mitte nii lihtsalt neil see kogu üritus seal ja siiamaani tegelikult vireleb kogu see sõjategevus seal või need ütleme siis enda selline plaani täitmine päris korralikult. Jah, et ütleme, see nii-öelda pakasuha ei ole kadunud mitte kuskile, et see Vene värk on Vene värk ja see on kõik on kuradi, ta on ligadi-logadi ja paberi peal on kõik, neil on väga ilus seal, aga tegelik võimekus on ikkagi väike. Ja, kuidas siis sul endal selles mõttes, et praegult sa oled väga-väga hands-on kogu selle asjaga, et pigem tundub see juba, et see ei ole nagu lihtsalt enam aitamine, vaid see on nagu sinu enda missioon või selline elustiil, et mis hetkel see sinu nagu selliseks muutus, et sa sellega tegelikult hõivatud oled põhimõtteliselt väga suur osa oma ajast? See on ikkagi põhimõtte küsimus, et kui midagi tegema hakkasin, siis tuleb lõpuni välja minna, et ütleme, Ukrainas on ka nii palju häid sõpru on tekkinud, sõpru, tutvusi, pigem ütleks võib-olla võitluskaaslasi, et oleks nagu lõpetada kõik ja tagasi tulla, olla Eestis ja ma ei kujuta ette, see süütunne võib-olla hakkaks rulluma nii suureks lõpuks, et ma ei tuleks lihtsalt toime sellega. Et kui me praegu seda tegema hakkasime, paneme lõpuni välja. Kuidas praegu olukord Ukrainas on, ütleme siis, Leegion iseenesest on ju ikkagi rindeüksus.
et mismoodi seal praegu asjad käivad, et milline olukord, ütleme, sinu vaatepunktist rindel on? Rindel on praegu, rindejoon on üsna pikk ja rindejoonel aktiivsus tegelikult varieerub erinevates punktides. Enamus rindetsoonist on, nüüd ma ütlen, tegelikult on ikkagi üsna vaikne, aga käib siukene distantsilt mõjutamine, siukene kassihiiremäng, et otsimine, jälle sihtmärgi otsimine, ütleme, peidetakse, mõlemad pooled peidavad ennast ja siis kui leitakse keegi üles, siis hakatakse sinna ühesõnaga siis seda mõjutama ühesõnaga, et eelkõige FPV droonidega näiteks, toome näite. Kõige suuremad kaotused tavaliselt on jalaväe positsioonide roteerimisel. Et see on kõige kriitilisem hetk. Aga ütleme niimoodi, et enamus surmasid ongi ja vigastusi ongi läbi tegelikult lõhkekehade. Aga sellist ütleme aktiivsem pool ongi, ütleme seal allpool, ütleme seal Pokrovski ümbruses ja Donetskis ütleme niimoodi, et nad ikkagi üritavad seda Donetski oblastit kõike üritavad seal kätte saada, et nüüd nad juba pressivad Konstantinovkasse pressivad peale, nii et seal on ühed raskemad lõigud jah, ütleme niimoodi, et Tšassiv-Jari all näiteks. Mis see peamine selline taktika on, mida venelane praegu kasutab oma pealetungis, et sa mainisid FPV droone, mis on nagu mõjutamiseks hea vahend, aga sellega laias laastus ikkagi nagu sõda sa ei võida, eks sellega võid teha endal ruumi, aga eks on ikkagi lõpuks vaja massi sinna sisse saada. No ikkagi on, nad teevad liharünnakuid. Nad teevad tavalisi liharünnakuid, see on põhiline lihtsalt, et nad kasutavad igasugust erinevat taktikat, küll mootorrattaid ja üle põllu jala jooksmist ja mida iganes, et nad sõdivad ju ikka nagu nende esisad suured Isamaa sõjas ju sõdisid, et inimelu nende jaoks ei tähenda mitte midagi. Ja lihtsalt toore liharünnakutega pressivadki peale. Siin uudistes käib ikka aeg-ajalt läbi seda, et venelaste poolel hukkub päevas üle 1000 sõduri. Kas see on reaalne? Võib-olla küll. Võib-olla küll. See on ikka päris jõhker number, kui nii võtta. Jah, tegelikult on üsna suur number on see, et Ukraina poolel on ka loomulikult on kaotusi, aga neid nad ei avalda niimoodi, ütleme. Vist ühe korra nad avaldasid seda, president Zelenski vist avaldas selle eelmise aasta lõpus või selle aasta alguses, ma täpselt ei mäleta enam, aga see number võrreldes Vene kaotustega oli ikka oluliselt väiksem, kuigi jah, ega sõda on sõda, selles mõttes see ei ole loogiline ega ka reaalne, et teisel pool kedagi ei hukuks, et paratamatus sõjas ikkagi. Jah, aga ikkagi me näeme praegu, et üha enam tegelikult droonidega töötatakse ja ikkagi, et siuksed jalaväe rünnakud, asjad, jah, et Ukraina poolel sellist asja ei ole, et peamiselt töö teevad ikkagi FPV droonid, et kogu see raskus on FPV drooni meeskondadele, et mul on tuttavaid on erinevates Ukraina üksustes ka, et näiteks üks Komari all, kui ma mäletan, kui Novosõlka ära võeti, ma olin poiste juures seal ja siis nad pressisid üles Komarisse, pressisid ka juba peale venelased ja ütleme, et see pealetung pandigi seisma näiteks ühe üksuse poolt ainult puhtalt FPV droonidega. Et neil polnud ei kaudtule võimekust, ei olnud seal sisuliselt võimekus oligi peamiselt FPV droonid ja et see kompenseerib nagu ütleme need muud võimekuste nagu puudujäägid siis nagu täielikult ära, et mäletan, see asi oli tõeliselt halb, oli seal, et viimane blokkpost, ma pidin läbima viimase blokkposti, et siis meeste nii-öelda safe house'i siis jõuda ja blokkpostis oli isegi üks Vene nii-öelda siis läbiimbuja oli seal, oli kinni võetud, nii et kuna kontrolliti minu pabereid, siis ma sain nagu piigata kõrvalruumi ka, et näha, et mis seal toimub, kuulasin pealt,
et see oli üsna keeruline koht oli jah selles suhtes, et Vene väikesed diversioonigrupid lihtsalt imbusid läbi. Läksid teevad seda ka praegu ja see on ka üks nende taktika nagu. Loogiline taktika jah, selles mõttes, et ega kui muud teha ei ole, siis tuleb minna sinna, kus neid mõjutatakse ja see ära nullida, et saaks omi asju edasi ajada. Sa mainisid seda, et sa korraks kiikasid kõrvalruumi, et kuidas sa suhtled kohalikega? Suhtled sa vene keeles või räägid juba ukraina keelt? Minu keel on selline vene ja ukraina keele selline väga huvitav kombinatsioon, et võib-olla pigem on see nagu Harkovi keele moodi, et Harkivi keel on ka vene ja ukraina keele selline segu, et ja peaks mainima, et kõige ütleme, et tsivilistidest sõbrad, parimad sõbrad on kõik harkovlased mul. Et väga toredad inimesed on kõik. Aga kas keelt iseenesest õppisid selle koha peal, sest et lisaks kõigele muul oleme ka koolivennad on ju, et vene keelt meil ju koolis õpetati küll, aga kuidas sul oli sellega? Haridus rikkus sind koolis vene keele osas või pidid nüüd rohkem kõvasti juurde õppima? Pigem olen nüüd rohkem kõvasti juurde õppinud, et Legionis on töökeel on inglise keel. Aga ütleme niimoodi, et väga palju on nüüd ukrainlasi ka pandud siin üksustesse, et väga palju räägitakse ukraina keelt seal näiteks juba, et osad mehed ongi hädas, et varem sai inglise keelega hakkama, nüüd peab juba ukraina keelt või hispaania keelt isegi oskama, sest osad üksused räägivad ainult hispaania keelt seal. Enamus on kõik sealt kuskilt Lõuna-Ameerikast on pärit. Okei. Räägime natuke sellest Legionist ka nii palju, kui sa rääkida saad. Legion iseenesest on Legion. Legion kui selline üksuse mõttes ei ütelda midagi, aga mis ütleme suuruse üksusega tegemist on? On ta pataljon, on ta brigaad, on ta rohkem kui see? No mina olen olnud seotud ühesõnaga peamiselt esimese pataljoniga, ma saan kõige rohkem nagu rääkida oma kogemusest, mis seal on, et ta on ikkagi pataljon, aga ütleme, et see suurus reaalsuses ei ole pataljoni, ei saa kunagi täis seal tegelikult, et ütleme, kuna vahepeal ei olnud ajad nii head, siis isegi võis kompanii pigem tegelikult olla, et suurusjärgus. Kes peamiselt tulevad rahvusvaheliselt abistama? Sa mainisid Lõuna-Ameerika riike. No üle maailma, see on õudselt varieeruv. Et mingi hetk lainena tuli Lõuna-Ameerikast oli igasuguseid hispaania keelt kõnelevaid inimesi, aga inimesed, kellega mina kokku puutun, on Saksamaalt, USA-st, Austraaliast, Norrast ja veel nii edasi, ütleme niimoodi, et see on õudselt rahvusvaheline seltskond, et enamus inimesed on sõjaväelise taustaga ikkagi siiski, aga ütleme väga erineva väljaõppe asjadega, et see tekitab teatud probleeme, võib vahest nagu tekitada igasuguses metoodikasse, aga üldiselt jah, et toimib tegelikult kõik päris hästi. Sa mainisid, tuli välja ka jutu sees Lõuna-Ameerika riigid, et arusaadavatel põhjustel, kui tulevad eurooplased näiteks sinna rindele siis võitlema, arusaadav. Oma nagu regiooni kaitse ka lõpuks, aga mis neid Lõuna-Ameerika sõjaväelasi siis ajendab? Ma arvan raha. See on see tõesti nii suur, et see nagu on või suur on suhteline, aga selles mõttes on ta siis nii piisavalt motiveeriv, et tullakse ikka kohale. No osade jaoks võib-olla on tegelikult, et sõduri baaspalk juba Ukrainas on põhimõtteliselt tagala standardpalk on kuskil siis meie suurusjärgus 400 eurot võib-olla sinna pluss-miinus, ütleme sõltuvalt kursist, et ma arvan, mõne inimese jaoks on see juba piisav palk, et nad lähevad sinna õnne otsima, aga üldiselt see ei lõppe väga hästi. Mis mõtlesin seda sama, et kui sa nagu ikka oled sõjapiirkonda nagu õnne otsima, siis see ei pruugi alati hästi lõppeda. Ei, see pigem seal ma olen ka tähele pannud, et inimesed, kes kõigega nõus on, siis nad väga kaua ei kesta seal. Räägi natukene oma tööst ka, et sa oled siis Legioni vabatahtlik ja millega sa tegeled nii-öelda igapäevaselt? No sisuliselt, kui ma seal olen ja ütleme Eestis ka, et siis minu töö on nagu siis hankida vajalikku, ütleme, varustust, et praeguse seisuga me paneme rõhku, siis on FPV droonid,
ütleme, väga suur osa on isegi autovaruosad, et me hoiame siis rühmaautosid hoiame korras, et noh, need lagunevad kogu aeg. Et teed lihtsalt, need lagundavad kõik asjad. See on ja ütleme ka erinev logistika, midagi on vaja vedada, teha, liigutada, siis mina saan liikuda vabalt, nagu saan liikuda Ukrainas sees ringi igal pool ilma suurema paberi ajamiseta, siis põhimõtteliselt niimoodi ma toimetangi, et noh, töötan üksusega, töötame koos, elan üksusega koos, kui Ukrainas olen ja sisuliselt olen nagu üksuse liige ikkagi, et lihtsalt mitte see nii-öelda ametikoht ei ole sõjaline, vaid nii-öelda tsiviilametikoht on ju. Nojah, et see ka näitab ju tegelikult seda paindlikkust kui sellist, et ei pea olema sõjaväelane, et aidata üksust paremini toimida. Jah, et igasuguseid variante on nagu erinevaid, et noh, mida ma tahaks ära mainida, miks mulle Ukraina tegelikult mulle meeldib seal ka on sellepärast, et ongi see sama paindlikkus ja on loovus ja ei ole reguleeritust näiteks, et kui sul on idee, tee see teoks, kui sa suudad tõestada, et sa suudad selle ära teha, seda esitleda, palun lase minna, anna tuld. Kes see on, kes nii-öelda peab kinnitama selle, et ta või andke tuld, on see pataljoni ülem või on see keegi allpool olev ohvitser või mismoodi see nii-öelda kooskõlastamine seal käib, et okei, kui tehke ära? Ei, seal on asjad palju lihtsamad selles suhtes, et kui mehed, ütleme, omal algatusel võtavad pähe, et nüüd hakkame uut asja testima, sa suudad selle asja hankida omale, siis mida iganes töötab, sa ei pea luba selleks põhimõtteliselt saama, et kui sa suudad ära tõestada, et sul on mingi uus meetod, kuidas nüüd vastast mõjutada väga efektiivselt, siis põhimõtteliselt vaadatakse hoopis, et näiteks oletan pataljon vaatabki, et ohoh, mehed mõtlesid välja midagi, tegid midagi ja siis hakkab tulema ka riigi tugi. Seal töötab asjad natukene teistmoodi, et sa pead ise nagu pigem hankima mingisugused vahendid omale, tõestama, et sa suudad seda kasutada ja sa suudad seda efektiivselt kasutada ja siis kaasneb ka ülevalt poolt tugi. Et seal ei ole niimoodi, et nüüd võetakse üks meeskond ja siis õpetame nad välja, anname neile kõik vahendid. See on natuke teistmoodi. Ja võib-olla me oleme siin teistmoodi harjunud tegema asju, nagu täpselt nii, nagu sa kirjeldasid, mis võib olla alati parim viis on ju. Et asjaga nagu kiiresti peale hakata, siis täpselt see, mis sa praegu kirjeldasid, on võib-olla kõige efektiivsem variant. Saad sa mõne näite tuua mingisuguse lahenduse kohta, mis niimoodi lahti on rullunud ja võib-olla on praegusel momendil näiteks kasutuses? Ütleme niimoodi, et SP oli kaudtuluüksus, ütleme, oli miinipildujaüksus siis. Aga kuna miinipildujat lasta ei saanud, kuna olid moonaga, olid väga suured probleemid, et moona ei olnud. Ja ühtedel Ukraina üksusel oli siis trofeerelv oli SPG, see on siis tagasilöögita tankitõrje relv enama. Ja nad ei osanud ka sellega midagi suurt ei osanud teha ja siis Leegionimehed ütlesid, aga äkki annate meile, et sellele moona on saada, et siis me saame seda vähemalt nagu kasutada. Need ütlesid, okei, et me ei teadme, et see tuleb, et ta oli ju küll ära registreeritud trofeena, ja siis ikkagi tehti nagu asi niimoodi, et vahetati ühe drooni vastu, vahetati see SPG ära ja see meeskond sai siis, miinipilduja meeskond sai omale selle SPG, sai moona sellele ja siis loodi jälle uus tulevõimekus. Jah, vaat see on päris suur struktuuri muudatus tegelikult on ju. See just nagu miinipildujatest saab järsku tagasi löögita tankirelva meeskond hoopis. Ja jah, et need näiteid, ta natuke metsik lääs on küll selles suhtes, et aga see toimib ju. Aga see toimib ja sõja ajal ta toimib ja et mulle just meeldibki see, et oma initsiatiivi saab üles näidata ja keegi ei piira sind nagu sellega. Et on vabad käed on nagu tegevuses selles suhtes. Peaasi, et see ühesõnaga mõjutab siis, venelast mõjutab meile sobival viisil. Negatiivselt mõjutab venelasi, positiivselt meid on ju. Kui sa võrdled seda nii-öelda abi, mida sa võib-olla siit tagasid, kui sa aktiivselt tegelema hakkasid seal 22 aastal ja praeguseks ja praegust momenti, siis mis vahe on, mida sa alguses sinna pigem ütleme siis sebisid
ja kuidas see praegu muutunud on? Praegu, nagu sa ütlesid, FPV droonid, autovaru osad. No alguses ikkagi olid sõidukid. Et see oli meeletu probleem oli sõja, ütleme, algus esimesel aastal, teisel aastal oli sõidukite puudu, polnud sõidukeid. Ja peamine rõhk ikkagi oli, et panime sõidukitele, et tankisime sõidukeid asju. Esimeses pataljonis oli meeletu probleem oli. Lihtsalt polnud tavalisi autosid ega sõidukeid, mitte midagi polnud. Ja ma arvan, et kogu see probleem oli kogu Ukraina relvajõududes oli see probleem, et näiteks 2018, kui ma viibisin mõnda aega ühes Ukraina sõjaväebaasis olin, siis juba seal oli see pilt oli äärmiselt kehv oli. Polnud sõidukeid. Ütleme niimoodi, et ma ise arvan, et ütleme vähemalt 70% väikesõidukitest, maasturitest, tavasõidukitest Ukraina relvajõududele on kõik tulnud erasektorist. Et sisuliselt vabatahtlikud on aidanud Ukraina armee sõitma ja liikvele. See on meeletu saavutus. Aga see probleem nagu ta enam nii suur ei ole, et nüüd on pigem ma näen, et on probleemid nende autode käigus hoidmisega, et see kogu see Euroopa, kõik need, ütleme, vanemad maasturid asjad, kõik on sinna kokku tassitud ja siiamaani lähevad tegelikult. Palju ise kokku siin oled sõidukid viinud? No ikka palju, ma arvan võib-olla pea 100 võib-olla. Isegi. Aga mismoodi sõidukid tankisite siit koha pealt sõidukeid, on ju? Ja üks asi on see, et sa saad selle sõiduki kätte, kes on vaja ka teha siis nii-öelda sõidukindlaks, et ta sinna kohale üldse viia, et ega sinna igast risu pole ka mõtet lõpuks viia, kui ta on katki ja ei toimi võib-olla. Ja ütleme niimoodi, et ikkagi meeletu kulu oli igasugust, et päris nii ka nüüd ei saa, et võtad siit mingisuguse ruuna võtad ja siis hakkad enam-vähem, et ta sinna selle sõidu välja peaks, et see peab, meestel on parematki teha, kui uus mure neile viia sinna, ütleme niimoodi, et päris suurt vaeva pani mehe sõidukite üles ehitamisse, nagu, et aga seal tuleb leida nagu selline kesktee, ütleme niimoodi, et sõiduk, ta võib näha välja logu ja igasugune, aga ta peab 100% nagu töötama, et kõik põhisõlmed asjad, kõik tuleb üle käia ja teha, et ma ise tunnetan seda sellepärast, et näiteks esimesse pataljoni väga palju autosid viisime esimesse pataljoni ja organiseerisin ka läbi teiste, ütleme nii-öelda siis sponsorite ja vabatahtlike, et ma olen nagu teinud sellist nagu agenditööd ka nagu, et neid ressursse nagu suunata siis, aga ise ma vahetult nagu puutun kokku sellega, et millist remonti need autod seal koha peal vajavad. Ja see on meeletu töö tegelikult, et praegu ka üksusel on niimoodi, et meil on nagu mitmeid autosid on, aga ühte autot tuleb kogu aeg näiteks remondis hoida, teine on kasutusel. Ja siis kui mingi sõiduk, ütleme siis kui temaga tehakse lahingmissioone tehakse, siis tuleb see auto nii-öelda, sa saad vahetada neid nii-öelda siis remondi vahet. Aga see on pidev mure ja sõidukite korras hoidmine. Sa mainisid ka seal trofeesid just selle SPG koha pealt, et kuidas sellega seal igapäevaselt on, palju neid trofeesid veel praegult kätte saadaks, sest et rinne või ütleme siis see lahing on natukene selles osas muutunud, et võib-olla ta ole enam nii liikuv? No ikka saadakse. Mis põhilised trofeed on? No peamiselt on ikka automaadid, granaadid ja siukene, neid tiirleb seal ikka, aga reeglina on ikkagi niimoodi, et trofee tuleb, kui meestel on mingi trofee, siis nad peavad selle väeosse lihtsalt ära andma, et see tuleb registreerida ja ära anda, et see kuskile vasakule või kõrvale ei lähe. Ja nad lähevad kõik teenistusse selles mõttes tagasi või? Nad lähevad tagasi kuskile jah, et olen ise ka igasuguseid, me oleme käinud trofeerelvasid seal ka testimas, et uurimas, millised on ja oleme lasknud Vene trofeerelvadest ja igasuguseid huvitavaid asju on. Too mõni hea näide? No täisplastist, mingisugune komposiitplastist AK-74 sarnane asi näiteks, et päris huvitavaid asju on olnud. Okei. Toimis hästi, töötas nagu tavaline relv? Jah.
Okei, aga vastupidavuse mõttes ei tea. no nagu Vene AK on ikka, kõik mõtlevad, see nagu natuke väär aru saab, Vene AK peab kõigele vastu, tegelikult on see viimne jama, et nad lähevad rooste ja osad töötavad ja paras praht tegelikult kõik ütleb. No neid videosid ka tegelikult. Arvamus, No aga neid videosid on ka ju olnud ringluses piisavalt, kus siis mingid viimased reservijupid on tõmmatud sisse üksustesse ja siis teile antud kuskilt laast. Ma ei tea, relvaks on võib-olla isegi palju nimetada, et siis ütleme relvalaadne seadeldis, mis oma kujult meenutab relva, aga metalli poolest meenutab pigem lihtsalt tükiroosted. No jah, põhimõtteliselt küll, et igasuguseid asju on, et üks eelmine aasta oli niimoodi, et näiteks kui Legionisse seal värvati mehi juurde, siis oli üks vabatahtlik, kes siis oma muret mulle kurtis ja tõigi, näitas oma käsitulirelva, mis talle siis välja anti ja see oli siis tõenäoliselt meie laost pärit siis rauasaag, see vana Carl Gustav. See Rootsi M45B, mis ta oli 9 mm. Ja ta oli nii pettunud, et kuidas, et tema tuleb nüüd siia sõdima, et ja nüüd talle antakse selline asi, mis on võib-olla 30 meetrit on efektiivne ainult, et aga distants oli ju suurem, et ta oli jalaväeüksuses distants on, ütleme, sul on vaja võib-olla seal 400 meetrit ja niimoodi on vaja juba hakata laskma, et ja siis kõige naljakam lugu on jah sellega, et ta ei laadinud seda tühjaks ja siis ta pani selle nagisse, pani rippuma, aga kuna see oli nii raske, siis see nagi murdus ära ja siis see kukkus maha ja lasi sinna kämperi põrandasse augu sisse. et igasuguseid asju on jah, et aga siiski jah, ta hoidis korras seda kenasti ja pidas ikkagi lugu sellest, et mis talle anti. No eks pärast sellist sündmust ei saagi mitte lugu pidada enam ja siis vist tekib teistsugune side selle relvaga. Aga hiljem vahetati välja, kõik said CZ-id omale, nii et need olid rahul. Vajad taktikalist varustust? Vaata Estaki e-poodi. Kabuurid, varustusevööd, tulirelvade lisavarustus, esmaabikomplektid ja palju muud taktikakurmaanidele. Lisaks pakume laskmis, esmaabi ja enesekaitsekoolitusi. Estak, varustus ja oskused ühest kohast. Vaata lähemalt estak.ee. A Le Coq'i kaitsetahte allikas on mineraalidega rikastatud karboniseeritud vesi, mis sisaldab organismile vajalikke soolasid, kloriidi ja magneesiumit. Üks pudel vett katab 15% täiskasvanu päevasest magneesiumi vajadusest. Ostes digilaigustooteid on igal Eesti inimesel võimalus toetada meie reservväelasi. Panustame koos! Täna olen kadett, homme aga ohvitser. Õpin Kaitseväe Akadeemias, kus on tasuta elukoht ja lisaks ka palk õpingute vältel. Tule sinagi siia õppima ja vii oma elu uuele tasemele. See on uus tase. Vaata ohvitser.ee. Jah, et üks pool on tegelikult lihtsalt nii-öelda logistiline varustus nagu sõidukid ja nii edasi, nagu teine pool ongi tegelikult relvastus, laskemoon ja nii edasi, et sa mainisid ka, et näiteks miinipildujatel oli probleem, et ei olnud moona. Aga kuidas relvastusega on? Kas relvastust tuuakse ka või relvastust ostetakse või annetatakse või mismoodi see relvade liikumine seal käib? No ütleme, et käsitulirelvades tegelikult ikkagi nagu puudust ei ole, et mina ei ole kokku puutunud ega kohanud, et varem välismaalastel peamiselt olid ikkagi M4-d olid, et aga nüüd mingi hetk vahetati ikka CZ-ide vastu, tutikate vastu välja, et käsitulirelvad ja isikukaitsevarustus on tegelikult on ikkagi üsna hea. Rääkisid sellest Vene relvastusest natukene, aga oled sa kokku puutunud ka Vene tehnikaga, suurema lahingutehnikaga? Mis seisus see on? No see on ka nagu seinast seina neil selline värk, et niimoodi otseselt purustatud tehnikaga olen küll selle kokku puutunud, et aga nagu te näete, põhimõtteliselt kõik on sama, nagu meediast läbi käib, et igasugused lahendused, kõik katsetatakse, et ennast droonide eest kaitsta aga peamiselt on ikkagi niisugune vana raud kõik, millega nad seal sõidavad, nii et jah, selle sõja mõttes võib-olla see vana raud on veel efektiivne isegi mingis ulatuses, aga kuskil jookseb see piir ka ju. No igasugune relvasüsteem on efektiivne, kui see on korras ja kui seda oskuslik meeskond kasutab tegelikult, et tööpõhimõtted on ju kõik samad ikkagi endiselt, et kasutaja mugavused on ajas muutunud lihtsalt, et kindlasti. No jah, kasutaja mugavus samamoodi kaitse ka, eks.
jah, seda. Kuna relvastus muutus, peab ka kaitse muutuma. No Vene värk on selline, et näiteks kui aktiivkaitse soomus oli tankile pandud, siis osadel oli ka see ära varastatud väeosadest, siis oli puidust klotsid peale pandud ja ära värvitud lihtsalt, et noh, et Vene värk on Vene värk, et seda ma nagu ja seda ka üks teine saatekülaline, kes nõukogude ajal siis Afganistani saadete ajateenistuses ütles seda sama, et nii palju, kui ta praegu siin asjal pilku peal hoidnud on, siis ega seal mitte midagi muutunud ei ole. Seal ei ole muutunud mitte midagi. Kõik on täpselt seda samamoodi. Aga noh, eks nende enda asi ja eks kui nad on sellised, nagu nad on, siis võib-olla lõpuks meil endal on see kasulik. No, parem, kui need üldse ei oleks, kui nad sellised on, nagu nad on, et aga noh, seda on minu arvamus. Jah, aga seda me vist kuidagi muuta kahjuks ei saa. Ja kui me veel räägime sellest abi sinna viimisest, siis nüüd see oli selle aasta, mitte aprillis, veebruaris, kui ma ise käisin Ukrainas, siis piiri ületamine ei ole enam nii nagu selline lihtne, eriti veel, kui sul mingi asi kaasas on, mida sa tahad üle piiri viia, olgu see siis kas mõni tehnoloogiline asi, millega sa oled koostööd tegema või humanitaarabi ja nii edasi. Kuidas see ajas muutunud on? No ütleme, et ikka keeruliseks on läinud jah, et siit asjade üleviimine on ikka paras kadalipp on see. Kõige keerulisem osa on, ütleme, ma arvan, ongi see tolli ületamine, et kogu see paberite ajamine, et meie praeguse seisuga ostame juba Ukrainast, ostame asju, kuna me saame sealt maksuvabastust lihtsalt. Et kui on armeele on vaja ost teha, siis meil kehtivad natuke teistsugused hinnad ja asjad seal juba. Aga mida võiks ära märkida on ikkagi Poola suhtumine Eesti vabatahtlikesse. Et otsitakse vigu, hoitakse kinni, tehakse trahve ja mis need peamised nii-öelda siis rikkumised on, mille peale nad siis juba sanktsioone hakkavad seal kehtestama või trahvi tegema? No seal ei olegi rikkumine, kui on näiteks andmed mõnes, ütleme, deklaratsioonis on andmed puudulikud. Et siis nad hakkavad sellest kinni, hakkavad närima sealt ja ütleme, hoiavad, et see on üsna keeruline protsess ja seda ongi nagu 100% õieti, seda ongi keeruline nagu läbi viia, aga selline nagu inimlik suhtumine nagu puudub, et nad lihtsalt näevad, et siin on mingid andmed puudulikud ja siis hakkame aga võtma nende kallal siis. Ja kohe, kui on võimalus trahvi teha, tehakse trahvi ja ühesõnaga see elu on ikka päris keeruliseks tehtud, et ma ei taha nüüd Poola inimestest halba rääkida, mul poolakatest sõpru ka aga jah, ma ise arvan, et see on nüüd Poola uue presidendiga on seotud. Et see Poola uus president on nüüd, ütleme, selline natuke teistsuguse poliitilise vist vaatega ja see on mõjutama hakanud. Ma olen ise ka piiri peal tähele pannud näiteks, et kui mina olen tagasi, ma olen Eesti tulnud, siis ikkagi see kontroll on ikkagi siuke kerge ülekuulamine asjad ja mis ikka autos on ja mina ütlen teile alati, et te võite kõike mulle autosse vaadata, et mul pole varjata absoluutselt mitte midagi ja ikka kõik polstrit tõmmatakse, autos kistakse lahti ja täis laks ühesõnaga. Päris huvitav. Okei, seda poleks isegi oodanud, ma just nagu ma pigem nagu mõtlesin seda, et pigem seda nagu võib-olla siis soositakse, aidatakse kaasa ja nii edasi, aga see olukord nii hulluks läinud on, see on päris huvitav. Aga kuidas Ukraina poolel on? Sest ega seal ka ei ole enam, ilma paberiteta väga lihtsalt enam üle ei lasta. Pole kunagi saanud. Toll on töötanud alati sõja alguses saadik, toll on jätkuvalt töötanud ja alguses võib-olla nagu leevendati siukseid asju, aga nüüd on juba eriti on järelevalvet teostatakse kõigile näiteks humanitaarabile, et sõidukitele on eriti teostatud järelevalvet, et soovitan ka, kes sõidukid sinna tahavad nagu viia, et siis hoidke oma asjad korras. Tuleb tunnistada, et veebruaris, kui ma seal käisin, siis sain isegi piiripunktis ööbida sellepärast, et üks asi, mis meil kaasas oli, selle kohta ei olnud paberid korrektselt vormistatud ja kuna õhtune aeg oli piiri ületamisel, siis ei olnud ka kellestki abi. Ja siis mulle öeldi, et mine tagasi Euroopasse, mine Poola tagasi ja tule homme uuesti. Ja siis ma ütlesin, et ma ei lähe Poola tagasi. Ma juba tean, mis seal Poola piiri peal uuesti toimuma hakkab. Ja siis nad lõpuks seal rääkisime läbi ja meil mingid kohalikud kontaktid olid seal veel õnneks üleval.
ja siis vähemalt saime nii palju jutule, et nad lubasid mul piiripunktis ööbida, et hommikul saan paberid korda ja siis saame edasi minna, et ja nii ta läks ja ei lastudki üle. Ja jäid kindlaks endale ja oligi kõik, et ei saa, paberid pole korras ja kui tahad, siis ainuke, mis me sulle praegu teha saame, on magasiin. Hommikul ajame asjad korda ja siis saad üle piiri. Et ei ole see midagi nii lihtne, et tasub kindlasti hoida oma paberid korras, nagu kui tahad sealt nii-öelda ladusalt üle piiri saada. Jah, nii paraku on, et... Aga see on ka loogiline ju lõpuks, see mõtlesin, miks nad peaksid oma riiki laskma kõike sisse vedada ja kurat seda teab, mida sinna vedada, on ju, et... No ütleme, et on palju inimesi Ukrainas, kes on seda olukorda, ütleme, kasutasid ära, et maksuvabalt siis viia sõidukeid sisse, eelkõige sõidukeid ja maksuvabalt viia erinevat kaupa sisse, et see on siis nii-öelda CSU-le, et armeele näiteks. Ja seetõttu tuleb ka kontrollida, et igas sõjas on alati neid, kes tahavad kasu mingist asjast lõigata. See on seetõttu on need reeglid, et... Huvitav seik oli veel tagasi minnes. Poolast teadupärast on keelatud naastrehvid. Ja me sõitsime rahulikult sinna kohale ja ega me, keegi ei kontrollinud ega ei teadnud, aga meil naastrehvid all. Tulles ei olnud kellelgi probleemi sellega. Kui me hakkasime tagasi Ukrainast minema, siis Poola piirivalve saatis meid tagasi Ukrainasse. Ütles, et kõik on hästi, aga täna ma teid üle piiri lase. Mis mõttes nagu? Ma saadan neid Ukrainast tagasi, teil on naastrehvid all. Siis natuke mõtlesime, küsime, et kuidas see nüüd nii on, et saadab praegu Euroopa Liidu kodaniku tagasi riiki, kus on sõda või? Ja selle peale ütleb meile piirivalvur, et ei, ma teid ei saadagi, ma saadan auto tagasi. Egas midagi, mis me siis tegime, kui jälle öine aeg oli, siis sõitsime piiripunktist tagasi natuke maad mingisugusesse tanklasse, võtsime ükshaaval rehvid alt ära, nokkisime naastud välja ja läksime siis, saime tagasi koju. Aga see selleks, kui me räägime ikkagi Ukrainast ja sellest, mis seal praegu toimub, siis tegemist on ikkagi sõjaga ja kuna sa oled siis ühe sõjalise üksuse juures ikkagi tegev, siis tahes-tahtmata puutud sa tegelikult kokku ka vahetu sõjapidamisega. Et on sul tulnud ette olukordi, kus sa oled ise siis kas jäänud rünnaku alla või olnud vahetult siis seal lähedal, kus mingi sõjaline rünnak toimub? No jah, see on paratamatus, millega tuleb nagu see rinda pista. Et nagu ma ütlesin, on ikkagi distantsit mõjutamine, et kõige kõvem pauk oli ikkagi see, kui ikkagi nad panid ühe Iskanderi raketi panid meile kaela, nii et mul oli kuskil 3 minutit oli, et jäi nagu puudu, et kui ma läksin alla kohvi jooma, et pidime välja sõitma aga mul on meil alati vara nagu ärgata, et jäin all kohvi ja auto juures ja ma jõudsin nagu just, ütleme 3 minutit hiljem ma jõudsin lahkuda ja siis 10 meetrit siis panid nätaka nii-öelda ära, et jah, ütleme õnnelik õnnetus oli sellest. See on nagu nimetatakse sõduri õnneks juba. kui nii võib öelda. Et aga muid sellised väiksed paukasju on ikka nagu olnud, aga sellega harjub nagu ära vaata, et ja mõtled hiljem nagu selle peale, et too aeg nagu ei mõtlegi. Et kõige hullem oli ka veel see, kui nad hakkasid kasutama, et siis oli ka, et aga jah, ütleme, et on õnne olnud. Oled pihta ka saanud millegagi või on nii palju õnne olnud, et pole pidanud kokku puutuma sellise asjaga? Vigastada ei ole saanud. Kui ainult ütleme, jah, siukene lööklaine või kerge või midagi, aga vigastada, ma teen alati iga kord, et ei ole saanud. Kui me räägime siis distantsilt mõjutamisest ja FPV droonindusest, siis kui palju sa ise oled pidanud oma, käitumist või liikumist muutma, et kuidagi minimeerida siis seda, et ei tekiks seda reaalset ohtu? No number 1 on ikkagi see, et on valgusdistsipliin. Eriti sõidukitega ja kui sa lähed näiteks ööbimispaika või safe house'i nii-öelda, siis sa teed seda ainult pimedas. Ja väga palju tuleb ette on pimedas ilma auto tuledeta liikumist ja hajali liikumist teatud piirkondades, ütleme, kui ala näiteks on tule all, ütleme, et see Pokrovski alune oli jah niimoodi, et siis seal tehti varupositsioone, tehti
siis venelased panid fiiberoptiliste droonidega, panid isegi kõike ründasid põhimõtteliselt, mis seal ette jäi, et siis sa pead näiteks, kui sa liigud autoga, sa pead vaatama, et sa kolonni kuskile ja vajadusel põhimõtteliselt lasedki kõik hobujõudlased asfaldisse, mis sult sellest ruunast välja tulevad, et lihtsalt, ja loodad parimat, aga jah, peamine on ikkagi hajali liikumine ja ainult pimedas ohtlikus alas. Võib-olla meedia vahendusel jääd selline mulje ka, et suht valimatult ikkagi lastakse kõik, mis liigub teedel minema, olgu ta tsiviil või mis iganes, et kõik vahet ei ole, mis liigub. No kuidas tsiviilelanikkond sellega toime tuleb, nagu selles mõttes, et nad ei liigugi siis või? Ikka liiguvad, inimesed harjuvad kõigega ära. Ja see ongi hästi kummaline, et kui ma juba see oli sõja alguses, kui oli näiteks Kupjanski vabastamine oli ja siis ütleme, see rindejoon oli üsna niisugune liikuv seal ja selline, see oli hästi aktiivne, siis tsiviilisikud lihtsalt nad jätkavad nagu oma tööd, nad harjuvad sellega ära ja siis põhimõtteliselt oligi, et 100 meetrit eemal kukkus mürs, kukkus vanasse tehase hoonesse, kukkus käraki ja üks mammi sõidab lihtsalt jalgrattaga. Ja ta ei tee väljagi lihtsalt. Kuidas üleüldse sinu hinnangul selline ukrainlaste meeleolu ja vastupidavus on muutunud seal? Sest et ühel hetkel harjud ära küll, eks ju. Ise samamoodi, kui ma Kiievis olin, siis tol hetkel muidugi siis ei olnud väga hullu selles mõttes. Õhuhäired oli kogu aeg ja tuli sisse ka, sest et õhutõrje ikka töötas, ma arvan, ikka üle öö kindlasti. Aga ma ei tea, ma ei saa öelda, et ma oleks sellega ära harjunud, aga ütleme, kui õhuhäire tuli, siis ma ei hakanud varjendisse minema. Selles mõttes, et kui see droon või rakett mulle peaks tuppa sadama, siis järelikult oli nii mõeldud, on ju. Aga kuidas see kohalikud elanikud peale selle, et nad võib-olla on ära harjunud selle ohuga või selle olukorraga, kuidas nende nii-öelda vaimne selline pool on? No kõik harjutakse ikkagi ära, et eks ta pigem nagu selline kerge pinge on ikka nagu kogu aeg nagu inimesel peal, aga inimene on visa ja ta harjub kõigega, et omast käest ma võin öelda, et mina olen ka, et ühe suurima šaheedi rünnaku Kiievile ma lihtsalt magasin. Me majast lendasid šaheedid üle, teised olid üleval, mina lihtsalt magasin, et see võimalus, et see täpselt sinu pihta tuleb, on tegelikult üsna väike, et Kiiev on nii suur linn ka, on ju? Ta on jah suur selles suhtes, et seda on nagu raske selgitada, aga sellega harjutakse jah, et see on huvitav fenomen. Kuidas mujal piirkondades on, et kui Kiievit vaadata, siis seal tegelikult nagu selles mõttes elu käib, seal vist oli küll see komandanditund oli kehtestatud mingi 11, mis iganes see algas, sellest pidi plats puhas olema, on ju. Aga kuidas teistes linnades on seal samamoodi, mis on ütleme rindele lähemal, et elu käib või on ta ikkagi selline soiku jäänud natukene? No mujal on ka ütleme 11-ni on, et kui me võtame Harkivi näiteks, tegelikult elu ikkagi käib. Praegu on venelased, on linnaringist, on kuskil 20 kilti võib-olla ainult. Aga elu käib ja hoolimata sellest elu käib ja ma arvan, mis on õige, see on väga õige, elu peabki käima, et komandanditund, osades näiteks Konstantinovkas juba siin eelmine aasta juba oli päeval, oli juba komandanditund, oli juba, ma ei mäletagi täpselt, aga ta hakkas juba enne õhtut hakkas mingi hetk, see tõsteti nagu varasemale selle ajal. Nüüd on linn juba tühi põhimõtteliselt, et on kogu aeg juba niisuguse tule all, et ta on juba kaudtule, igasuguse kaudtule ulatuses, aga mujal käib elu edasi, on lühike vastus. Ja kui me räägimegi nendest linnadest, on ju, et mis sellised peamised võib-olla suuremad linnad on, kus sa kas just praegult opereerid, aga oled siis varasemalt opereerinud? Ütleme, eks minu nagu kogemus ongi peamiselt, ongi Harkiv, ütleme niimoodi. Et see on nagu meie siukene nagu operatsiooni nagu siukene keskpunkt kogu aeg on olnud, et Kiiev ka, aga Kiiev on pigem meil selline peatumise ja varustamise koht, ütleme niimoodi, et peamine ressurss on ikkagi alati on Kiievis selles suhtes,
aga muud linnad, ütleme, Izjum on mulle tuttav, Izjumis ma olen palju käinud, Kramatorskis ma olen palju olnud, et Konstantinovkas ka, ütleme niimoodi, et seda piirkonda ma nagu tunnen kõige paremini. Aga kirjelda natukene neid linnu, mis on nüüd tegelikult sellest sõjast kõige rohkem võib-olla räsida saanud. Et milline see olukord seal päriselt on, sest et ka samamoodi avalikest allikatest leiab igasugused pilte. Ma ei tea, toome Mariupoli näiteks, kus tegelikult on ainult põlend varemed ja mitte midagi muud. No ütleme, kogu see Harkivi oblast ja siis see kogu Donetski oblast ongi tegelikult need linnad, seal ongi kõige hullemas seisus, ma arvan, et nüüd on ka Kupjansk on kogu aeg hull olnud tegelikult, et seal on iga nurga peal on mingi maja on katki ja Harkiv oli ka, kui alguses Harkivisse läksin, siis oli ikka hull oli olukord, aga tegelikult ehitatakse juba üles, pannakse vähemalt Ospiga, linnavalitsus on süsteem, et kohe, kui kuskile tabamus tuleb, siis on brigaadid, meeskonnad on kohal, see kõik koristatakse nii kiiresti kokku. Et väga, Ukrainas selles suhtes on küll väga visad aga seal, kus on ikkagi aktiivne lahingtsoon on juba ligidal, siis seal põhimõtteliselt kõik vedeleb, mis seal maas on, et praeguse seisuga ma arvan, et Konstantinovka, Tšassipjaar, see muudeti, ütleme, kahjustatud linn, siis Tšassipjaar kindlasti, et sealt pole mitte midagi enam alles. Et Konstantinovka on nüüd tõenäoliselt järgmine, et eks põhimõtteliselt materdatakse lihtsalt maatasa kogu linna infrastruktuur sisuliselt ja mitte midagi alles ei jää. Ei, ongi, see on nagu suur kännupurusti on see, kui venelane, ta on nagu suur, nad närivad niimoodi, nagu see asi närib selle vähehaaval nagu lihtsalt tükkideks ära lihtsalt, mitte midagi alles lõpuks, et Pokrovsk on ka varsti on täitsa, ma arvan, ta on juba praegu, ütleme üsna varem, et seal aga on ta inimtühi ka või ikkagi mingid visamad hinged seal katsuvad hakkama veel saada? Üldiselt visamad hinged, igasugused, ütleme pensionärid ja pensionärid tihtilugu jäävad ja osad jäävad ka, kellel tõesti, neil pole lihtsalt mitte kuhugi minna, et ise ma puutusin kokku inimestega, ütleme Kupjanski piirkonnas tsiviilisikutega ja siis tõesti et ütles, kuhu meil minna on, meil pole mitte kuhugi jälle minna. Et läänes, lääne poole läheb, neil pole mitte kedagi, raha pole mitte midagi ei ole, et mida sa lähed sinna läände, et parem katsun oma õnne nagu siin. Päris kurb. Kas ühiskond või siis, ma ei tea, võib-olla ka sõjaväelaste siis ringis räägitakse ka sellest, et kui see sõda läbi saab, siis on vaja seda kõike ka taastama hakata ja mismoodi see välja näeb? Ma ise nii kaugel ei ole mõelnud, aga ma arvan, et kui seda taastama hakatakse mingi hetk, siis esmalt tuleks panna ütleme, kõik igasuguste lõhkematerjalide kokkukorjamisele tuleks panna suurt rõhku, et kogu seda ala seal puhastatakse, ma arvan, järgnevad 30 aastat, et kõik EOD meeskonnad üle maailma tõenäoliselt hakkavad seal käima, et juba praegu käia rahvusvahelised üksused. Aga mis puudutab taastamisse, kui selleni kunagi jõutakse, siis ma arvan, see tuleb Euroopa Liidu mingisugusest ühisfondist hakkab see tulema, et see võtab kindlasti kõvasti aega ja kõvasti raha. Me seal ei räägi enam mingitest sadadest miljonitest, seal räägitakse ikka miljarditest juba tõenäoliselt. See linnu, mis on puruks pekstud, on ju tegelikult tohutult palju. Hästi. Kuidas sa nüüd toetuste juurde tagasi tulles, siis kuidas sa hindad seni siis sellist eestlaste panust sinna Ukraina abistamisse? Ma hindan seda äärmiselt kõrgelt. Ja on see sinu hinnangul piisav? Saaksime midagi veel rohkemat teha? Ma ise arvan, et ta on piisavalt nüüd vastavalt igasugustele võimalustele, et mis ikkagi inimestel, ettevõtetel kõigil nagu on, et on kindlasti neid, kes saaksid rohkem teha, aga seda ei saa nagu kohustuslikult sundida, kuna ikkagi Eesti riigi eelarvest läheb ka päris arvestatav osa läheb juba Ukraina relvajõudude toetuseks, et see, mis nagu meie siin oleme kogunud kokku, et see on nagu pigem selline boonus, et ja ma ütleme, et see on vägagi muljetavaldav tegelikult, kui ütleme, et
tavainimesed, kuidas on nagu toetanud, see on ikkagi muljet avaldav, et kui palju häid inimesi Eestis ikkagi nagu leidub. Siin on ka olnud ju tegelikult välja ikkagi tulnud mõne siis mittetulundusühingu sahkerdamised igasuguste rahadega. Kuidas see on mõjutanud inimeste suhtumist ja abistamist? Eks ta ikka mõjutab. Aga ma arvan, et need toetajad, kes nagu toetavad, nad on leidnud nagu oma siis nii-öelda siis koha, kuhu siis oma toetusi saata ja ma arvan, et nad on rahul, ma loodan, et on. Et ütleme, see aeg on nüüd olnud selline ka, et need, kes võib-olla tõesti sahkerdasid millegiga, et kõik jamad tulevad välja ükskord. Ja tulevad kas siin välja või tulevad Ukraina poolel tulevad välja. Et ma arvan, praegu on jäänud nagu sõelale ikkagi need, kes tõesti nagu siin ajavad asja südamest ja keda tõesti saab nagu kõik usaldada. Et pigem minu soovitus on ka, et kui tõesti keegi tahab toetada, et siis toetage vabatahtlikke, kes üksustega otse töötavad, et siis jõuab see nagu kindlalt sinna kohta. Kuidas iseennast motiveerid seal koha peal olles, et näes kõike seda valu, neid purustusi, seda sõda, seda ühiskonda, seda trööstit olukorda, mis sind motiveerib? Mind ikkagi motiveerib, kui õiglus võidab lõpuks. Kui õiglus võidab ja üldpildis ikkagi, see on võitlus, ütleme, hea ja kurjuse vahel. Kui kurjus kaotab, siis me ei saa sellel lasta paljuneda ja see kasvada üle lihtsalt. Et praegust Vene impeeriumit juhivad väga halvad inimesed ja see tuleb hävitada lihtsalt. Siin diplomaatia on ammu läbi kukkunud. See ei tööta. See, kes praegu Vene võimuladvikuga diplomaatia, nad mõistavad ainult puhast jõudu. Et see tuleb hävitada, enne ei muutu mitte midagi. Me võime praegu nendega siin kokku leppida millegis, aga nad tulevad tagasi. Et see, ma ise arvan, nad peavad elama samasuguse alanduse läbi, nagu võib-olla sakslased elasid, siis 45. elasid läbi. Et siis sai neil isu läbi, siis oli nende isu läbi ja Saksamaas sai normaalne riik, ütleme niimoodi, et ma arvan, mingi sama teekond tuleb Venemaal läbi teha. Enne ei muutu midagi. Kas me eestlastena oleme Ukraina kas siis sõjaväeringkonnas või üleüldse ühiskonnas heas nimekirjas? Jah. Et kui sa pead silmas eestlaste reputatsiooni Ukrainas, siis on kindel jah. Eestlased on väga lugupeetud Ukrainas. Eestlastel on lihtne seal igal pool läbi lüüa, eestlastest peetakse lugu, et eestlased on nagu siuksed multitööriistad seal, ütleme niimoodi, et kui Eesti kutt läheb kuskile, siis kõik teavad, Eesti kutt oskab autot remontida, ta oskab seda relva käsitleda, ta oskab mida iganes teha, et ta on nagu hinnatud inimesed on eestlased. No tore kuulda, aga mul on hea meel, et sa tulid. Sa natukene heitsid pilku selle poole peale ka, kuidas mittesõjaline abi käib. Ja mul on väga hea meel, et meil on Eestis selliseid inimesi, kellel on seda selgroogu, et minna ja panustada oma energiat. Just siis selle vastu, nagu sa ütlesid, et headus võidaks kurjuse. Et ma tänan sind selle töö eest, mida sa teed ja soovin sulle edaspidiseks kõigepealt siis seda, et ole hoitud ja anna siis nii täiega minna, kui sa vähegi suudad ja teeme selle maailma paremaks. Aitäh, et leidsid aega tulemast. Ja, aitäh. Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist.